Mu nimi on Marinett. Ma olen täiesti tavaline tüdruk, kuid mul on imeline saladus, mida keegi ei tea. Lepatriinu ja Musta kassi imelised lood. Vaigistaja. Mu vana hea sõber Bob, kui tore sind näha. Ja sa võtsid ka väikese Xavier Eavesi kaasa. Mu sõbrad kustavad need X-Vaiks, härra linnapea. Xavier Eaves kõlab liiga. X-Vai muidugi kuulus DJ. Meie hotellil on au võõrustada niivõrd kuulsat muusikut ja tema isa. Õhtusöök on siis majakulul. Nalja tegin. Oh, sind küll, Bob. Alati selline naljatilk. Nautige õhtueinet, head isu. Ma vähemalt üritasin. Nii, räägime nüüd sellest sinu teleesinemisest. See on suurepärane promovõimalus. Kas sul on mingit uut materjali, uusi ideid? Muidugi mitte. Sa tead, et minul pole kunagi mingeid ideid. Näita, palju sa oled maha vehkinud või mida sa oled tänavu kirjutanud. Kas see pole sama, mida sa eelmisel aastal tegid? Tundub, et ma vehkisin ise enda pealt maha. Vahet pole, keegi ei saa nagunii aru. Image on kõige olulisem. Millist visuaali sa eelistad? On sul kontseptsioon? Mis asi? Unusta ära. Kasutan sama skeemi, millega mina rikkaks sain. Kui omal ideid napib, laenan need kelleltki teiselt. Me otsime uusi talente. Nõutavad on vapustavad muusikalised oskused ja hea välimus. Pluss ainulaadne stiil, mis kõigile peale läheb. Teil on 2 nädalat aega, et oma videot saata. Hea võimalus kiisubändiga lagedale tulla. Ja sinu disainitud lavariietega. Kui me kõik pingutame, jõuame 2 nädalaga lahedalt ägeda video valmis teha. Kas kõik on käpad? Teeme ära. Kiisubänd! Ma armastan ükssarvikuid. Nad teevad mu tuju heaks. Ma näen neid igal pool. Nii päeval kui ööl. Ma armastan ükssarvikuid. Nad teevad mu tuju heaks. Nii lahe, me oleme täiega teemas. See laul on lahe, aga samas nii siiras. Marinett, kas konkursi kohta pole ikka uudiseid? Äkki neile ei meeldinud meie laul? Kindlasti nad see terve hunniku videoid pole jõudnud veel kõiki läbi vaadata. Vaadake seda, sõbrad. Vau, väga äge uus image, X-Vai. Sa oled end seekord tõesti ületanud. Kuidas sa suutsid midagi nii originaalset välja mõelda? Eks ikka oma peaga. Aga see on ju meie lugu. Sinu ükssarvik ja sinu maskid. Ja sinu laul, mida sina esitad? Ebaaus, hoopis teie peaksite seal telekas olema. Loodetavasti on neil asjale hea selgitus. Teeme Bob Rothi ja X-Vaiga asjad selgeks. Neid pole praegu siin. Nalja teete või nad on ju otse eetris? Te ei tohi sinna minna, teil pole kutseid ja show juba käib. Aga see on meie lugu. See ei puutu meisse. Aapi, meie sõber on nõiutud. Lepatriinut ja Musta kassi ei ole siin, et meid päästa. Ruttu! Aidake! Jätke see lollitamine, sellest pole kasu. Me peame tööd tegema, kaduge siit, minge koju saadet vaatama. Väga äge, X-Vai. Hoopis midagi muud kui su eelmisel plaadil. Sellest võib saada sinu parim hit. Kust sa selleks looks inspiratsiooni said? See pole midagi erilist. Kirjutasin selle loo mingi 5 mintsaga. 5 mintsaga? Ta ei suuda seda isegi õigesti laulda. Ja tema mask on vilets koopia. Härra Roth, mina olen Marinettu Bansheng. Mina saatsin teile kiisubändi video. Mis video?
ma ei tea, mis jama sa ajad, plika. Sel juhul võin teie mälu värskendada. Vaadake, kostüümid, maskid, muusika, tantsusammud, kõik on sama. See pole üldse võrreldav. See siin on mingi amatööride garaaži bänd. Minu poeg on sooloartist. Teie mängite pillidel, tema teeb digimuusikat. Meie ükssarvik on palju lahedam ja meie maskid ägedamad. Pole tõsi. Te lihtsalt jäljendasite Marineti kostüüme. Ja lugu on täpselt sama. Te varastasite Luuka loodud laulu. Lõpetage ära, ei ole vaja liialdada. Võib-olla saime sellest lihtsalt veidi inspiratsiooni. Inspiratsiooni, see on puhas vargus. See on Marineti disainitud mask, mitte teie. Veel ei ole hilja kõike heastada. Rääkige tõtt ja laske kiisubändil esineda. Muud me ei palu. Alustuseks tahavad nad esineda, siis nõuavad juba kasumist osa. Unustage ära. Ma pole mingist kiisubändist midagi kuulnudki. Olgu peale, unustame ära, lähme. Ei, nii ei ole aus. Ma ei saa lasta oma sõprade loomingut varastada. Kui teie ei taha tõtt rääkida, teen seda mina. Kohe praegu otse eetris. Siis räägin kõigile, et hoopis sina jäljendad meid, mitte vastupidi. Mina olen muusikabusinessis kõva tegija. Mis sa arvad, kumba nad usuvad? Kas mind või mingit kampa tundmatuid? Teist ei saa kunagi asja ja sina ei tee enam ühtegi kostüümi ja sinu sõbrad ei tee enam muusikat, sest kõik hakkavad teid petisteks pidama. Everyone's concerned, you'll be the rip-off artists. Tajun väga haruldase emotsiooni võnkeid. Looja viha, kelle looming on varastatud ja kes ei suuda taluda oma armsama kannatusi. Lenda mu väika kuuma ja muuda see puhas hing kurjaks. Kuhu su ülbus nüüd jäi? Vaigistaja, mina olen öölane. See mees on kurjuse hääl. Annan sulle väeda igaveseks vaigistada vastutasuks. Ei nõua ma muud kui lepatrinu ja musta kassi imelisi. Kas oleme kokku leppinud, vaigistaja? Do we have an agreement, Silencer? Eeldan, et vaikimine on nõusolek. Kas sa kujutad üldse ette, kui raske oli see kostüüme järele teha? Ma olen parim, ma olen kuulus. Mis see on? What's that? Rahu, Marinett, ma ei teeks sulle iialgi liiga. Kasutan öölas antud väge õigluse jalule seadmiseks. Sunnin Bob Rooti üles tunnistama, mida ta sulle ja kiisubändile tegi. Ära tee seda, Luuka, see on kättemaks, mitte õiglus. Kui sa öölasega kampa lööd, pead musta kassi ja lepatriinuga silmitsi seisma. Must kass ja lepatriinu? Kus nad olid siis, kui me neid vajasime? Nüüdsest kehtestab vaigistaja vaikuse seaduse. Sa oled haruldane tüdruk, Marinett. Selge nagu noot ja siiras nagu meloodia. Sa oled muusika, mis on kõlanud mu peast meie esimesest kohtumisest alates. Ma ei lase sinuga midagi halba sündida. Mida? Kas see ei kõlanud nagu armastusavaldus? Vist küll, ehkki pahalase suust kõlab see väga imelikult. Võib-olla Luuka tunneb sama. Arvad? Keskendu, Marinett. Tiki, täpid peale. Ära loodagi minu käest põgeneda, Bob Roth. Sunnin sind otse-eetris tõtt rääkima. Ära puutu mind, ma hoiatan, mul on sidemeid. Üks kõne linna peale ja ta saadab politseijõud kohale, kogu armee, kui vaja. Ma ei saa lasta sul seda teha, vaigistaja. Oli ka aeg. Mida sa passid? Marss tööle. Luuka, vaigistaja. Sa ei tea, mida sa teed. Öölane kehastab kurjust. Sa arvad, et sa teed head, aga sa eksid. Jäta see keksimine ja kaitse mind. Nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Anna andeks, lepatrinu. Igal ametil omad ohud. Ära pikka viha pea. Sa poleks tohtinud mulle jalgu jääda, lepatrinu.
seekord su võluvägi sind ei aita. selleks on sul häält vaja ja su hääl on nüüd minu. võid ju põgeneda, aga minu käest sa ei pääse. Ära lase tal põgeneda, ta on kergesti haavatav. Rahuöölane, mul on nüüd lepatrinu hääl ja ma tean, kuidas tema ja mustakassi imelised kätte saada. aga kõigepealt kättemaks. Adrien, tule vaata seda. Mis lahti? Lepatrinu? Tundub, et midagi on mäda. Plää küüned välja. Miau, mu neiuke saatis mulle sõnumeid. Küllap ta igatseb mu järele. Kus sa end varjad, Bobrod? Sa oled peituse mängus päris osav. aga minu käest sa ei pääse, mul on sinuga omad plaanid. Ma olen siin, neiuke. Lase käia, vii mind asjaga kurssi. Muidugi, kuidas ma selle peale ei tulnud? Ei, see ei ole sinust kena. Just lähme, hangime su hääle tagasi ja räägime end sellest jamast välja. Ma ei taha rumal olla, aga ma ei saa sinust üldse aru. Meil on paras jama, ma ei saa oma võluväge rakendada ega öelda imeline lepatriinu. Nüüd ma saan küll aru. Sa ei saa oma võluväe abil vaigistaja kokku keeratud jama lahendada. Ja sa ei saa ka tagasimuundamise sõnu öelda, mis tähendab, et sa jääd elu lõpuni tummaks lepatriinuks. Eks sellel on ka omad plussid. Nüüd sa ei saa mu naljade kallal norida. Nalja tegin, ära pabista, sa oled meid ka hullematest jamadest välja aidanud. Ja mina saan rääkida, mis mu südant vaevab. Jätke mind rahule, vastikud elukad. Andre, mina siin, saada kohe sõjavägi kohale. Kohe, Bob, tegelen asjaga, kus sa oled. Sellises kohas Pariisis, kuhu sina pole ilmselt jalga tõstnud. Kanalisatsioonis. Rahu, saadan kohe politseijõud peale. Siin linnapea Bourgeois, ühendage mind inspektor Rogeriga. Äkki saaksin mina su häält järele teha? Võluvägi. Ja, juba jäingi väit. Kass neelas su keele alla, ei? Õhtuooperis? Sa tahad, et vaigistaja ütleks sinult varastatud häälega võluvägi. Päris nutikas. Ja kuidas sa seda teha kavatsed? Ära mitte mõtlegi, sellest ei tule midagi välja. Tõsi, meil pole muid valikuid. Aitäh, inspektor Roger, et kaaskodanike eest nii kenasti hoolt kannate. Härra Roth, te olete vahistatud. Mida? Siin on tegu arusaamatusega. Kuhu te mu viite? Linnapea käsk. Me oleme linnapeaga ammused sõbrad ja kohe jõuame, härra linnapea. Tänan, inspektor. Kes teie olete? Kuidas käsite, härra linnapea? Praegu kuluks küll üks sarvesäi ära. Hei, laske lahti. Ma võin su hääle võtta, Bob Roth, ja sundida sind ükskõik mida ütlema, aga ma ei taha seda. Tahan, et sa tunnistaksid oma häälega, mida sa Marinetile ja ta sõpradele tegid. Mitte iialgi, ennem vaikin. Arvad, et ma ei saa sind sundida? Kuula nüüd, ma võin hetkega su maine rikkuda, nagu sina ähvardasid Marinetile teha. Kõik muusikamaailma tegelased tunnevad mind, ma teen kõik, et sa kaotaksid kõik oma sõbrad. Ma panen su vangi. Ma ei laula enam sinu heaks, isa. Sa ei saa minu pealt enam sentigi teenida. Bob Roth, me teeme su elu põrguks. Lõpetage, ma olen nõus, ma räägin tõtt. Head vaatajad, kohe läheb eetrisse meie ainulaadne intervjuu Bob Rothiga. Tal olevat väga tähtis teadaanne. Oota, neiuke,
ehk on veel vara su hullumeelse plaaniga lagedale tulla. Ootamegi Bob Roth on tõtt rääkinud, siis saab ju kiisubänd soovitud õigluse. See oleks kättemaks, mitte õiglus ja on mõttetu sundida kedagi tõtt rääkima. No sul on õigus. Sinuga pole eriti lõbus, aga su jutul on jumet. Me peame ta päästma. Tule! Meil on aega maa ja ilm. Võime ju veidi lustida. Ära topi ma ninna teiste asjadesse kiisukema või sunnin sind vaikima. See oleks küll kurb, sest ma olen nii vaimukas. Kuhu ta kadus? Kui tahad sellest superpahalasest jagu saada, pead midagi paremat välja mõtlema. Kas see pole siis sinu ja musta kassi töö? See kõik on nende pagana kiisukeste süü. Asi poleks nii kaugele läinud, kui nad poleks hakanud oma niinimetatud ideede pärast sellist lärmi lööma. Oi, lepatriinud pole kusagil. Kuidas ma sellest jamast ilma temata välja tulen? Must kass, ma olen siin. Neiuke, kui sa oma hääle tagasi said, oled sa vaigistajast jagu saanud, siis ma saan ju sind üles otsida. Jaa, oht on möödas, saame stuudio ees kokku, ma ootan sind seal. Kohe tulen, kohtume stuudio ees. Te olete maailma kõige lollimad superkangelased. Kuidas sa võisid seda pahalast uskuma jääda? Ja mis värk selle vale talismaniga on? See pidi olema mingi võluvärk, aga kõigest mingid närused eriefektid. Läks sulle ka aega? Kas midagi tuli vahele? Kas lootsid meid haneks tõmmata vaigistaja? Eksid. Lepatriinul on tema supervõimed alles. Võimatu, ma võtsin sinult su hääle, kuidas su võluvägi su kätte sai? Ma ei saa aru, mille poolest see lambist parem on, aga said vähemalt ehtsa võluväe. Hoiatan sind, sõbrake, Lepatriinu pole sinuga veel lõpetanud. Püüa, neiuke! Kataklysm! Mind see ei hirmuta, kassidel on 9 elu. Paps tänavu võidame jälle kulla. Kataklysm! Nüüd on su kurjusel kriips peal, väike Akuma. Aeg muunduda kurjast heaks. Tehtud. Aida, väike liblikas. Sul on õigus, sellel on omad eelised. Imeline Lepatriinu! Anna meile me hääled tagasi. Juba parem. Mis juhtus? Sa olid Akuma mõju all, aga nüüd on kõik korras. Karjuv ülekohus, Lepatriinu. Sa sidusid mu kinni ja panid garderoobi luku taha. Kas mina tegin seda? See ei tundu küll minu moodi olevat. Lepatriinu ja kass said su kätte, paras jõnglane. Kas arvasid tõesti, et ma räägin kõigile tõtt, et ma varastasin kiisubändi laulu ja sõpruudi tehtud kostüümid, et nendega oma andetud poega upitada? Sa ei arvanud, et superkangelased mind päästma tulevad? Säh sulle, nad töötavad nüüd minu heaks. Minu heaks! Mis teil viga on? Miks te niimoodi irvitate? Sest te olete otse-eetris, härra Roth. Kõik teie sõnad läksid otse publikuni. Just! See oli ju kõigest nali. Tegelikult ma lausa jumaldan kiisubändi. Lausa nii väga, et tahtsin neile nende esimest plaadilepingut pakkuda. Nad lõpetavad selle saate omaenda looga. Ma ei tahtnud varem üllatust reeta, aga mul oli algusest peale nii plaanis. I didn't mention it earlier to keep it a surprise, but it was my idea from the start. Me päästame tavaliselt häid tüüpe pahade käest, aga selle osas on mul kahtlused. Kas te pole mitte Akuma mõju all? Ei, ta on alati selline. Pean minema, hakkan muunduma. Nägemiseni, kiisuke. Nii lahe, kui ta mind nii kutsub.
sa rikkusid vaikuse seadust, Lepatriinu. Valmistun kättemaksuks, mis võtab sul sõnad suust. You speechless! Ja nüüd tervitame uut kuumategijat, Kiisubändi. Luka? Kas sa mõtlesid seda tõsiselt, mida sa mulle kuuma mõju all ütlesid? Anna andeks, aga ma ei mäleta. Mis ma ütlesin? Ei midagi olulist, sa olid öölase kuuma mõju all. Mida ma võisin öelda? Loodetavasti mitte midagi halba. Sest sa oled haruldane tüdruk Marinett. Selge nagu noot ja siiras nagu meloodia. Sa oled muusika, mis on kõlanud mu peas meie esimesest kohtumisest alates. See oli küll armastusavaldus, Tiki. Üks kõige ilusamaid, mida ma elus kuulnud olen. You know I love unicorns, and nothing makes me feel better. You know I love unicorns, and nothing makes me feel better. Tõlkinud Annika Mänd, lugesid Karin Rask ja Karol Kuntsel. Alguslaulu esitasid Lasteekraani muusikastuudio laululapsed.